Tere kõigile, kes mõni hetk tagasi liitusid, olen Riina Tommast, olen persoonibrändi põhise ettevõtluse programmijuht ja räägin siis täna natuke sellest, mis õppekavaga tegemist on ja mis plaanid meil sellega siis on. Tegemist on siis magistriõppekavaga, mille nominaalaeg on 2 aastat ja 120 EAP-d, aga me oleme selle teinud siis tööl käivale inimesele selliseks mugavamaks, et osakoormusega ja 3-aastase õppena. Tegemist on sessioonõppega, kord kuus tuleb siis käia meil kohapeal ja õppetasu on siis 1200 eurot semester või 60 eurot üks ainepunkt. Ja kraad siis, mille omandate, kui olete õpingud lõpetanud, on sotsiaalteaduste magister ja tuleb siis ka selline märge nagu persoonibrändi põhine ettevõtlus sinna tunnistuse peale. Mis on eesmärk selle persoonibrändi põhise ettevõtluse õpetamiseks on tegelikult nii-öelda teie enda juba olemasoleva professiooni peale ehitatava sellise teaduspõhise persoonibrändi loomine nii-öelda, et kui sa täna oled nii-öelda tegev juba turul, siis sul on ettekujutus sellest, et kes on võib-olla su kliendid, aga võib-olla sa päris täpselt ei tea, kes su konkurendid on ja kuhu suunas siis nii-öelda peaksid oma ettevõtlusega liikuma. Või kui sa oled näiteks täna mingisugune spetsialist, et kuna ma ei tea, kes meil siin kenasti kuulamas on, ja sul on mõte, et sa tahaksid ettevõtlusse liikuda, siis see ongi selle persoonibrändi põhise ettevõtluse õppekava selline peamine eesmärk, et aidata sul luua selline ettevõte, mis siis toetuks sinu tänastele teadmistele ja saaksid siis laiapõhjalise teadusliku teadmise lisaks. Olen välja toonud ka õppeväljundid, millega tegelikult saab ilusti kodulehe peal tutvuda või kui te lähete kodulehekülje kaudu vaatame täpsemalt, et mis õppeainetega tegemist on ja mis nende sisu on, aga olen need siia ka välja toonud ja peaasjalikult on siis tegemist sellise ettevõtlusalaste, disainialaste, isiku toetamise ja sellise laiapõhjalise ettevõtluse ja majanduse tausta peale ehitatud õppekavaga, et mida kõike te siis teha oskate, et neid õpiväljundeid on siin tegelikult kokku 8, et esimesel lehel olen siis ära toonud 4, et turundust on päris palju, juhtimist, eestvedamist, planeerimist, korraldamist ettevõtjana, et sellised mõistmine sellest, et mis asi on disainmõtlemine ja ärimudelite arendamine. Ja teisel lehel on siis veel oma probleemküsimuste selline väljendusoskuse kasvatamine ja professionaalne areng on siin selline märksõna, mis veel silma hakkab ja selline väga teie juba olemasolevatele teadmistele baseeruv õppekava on siis oma õpiväljunditega kokku pandud. Vaatame siis korra põhjalikumalt neid mooduleid ka, et sellised ta üles ehitatud on, et päris loogiliselt ei ole nii, et üks moodul lõpeb ära ja siis hakkab teine, et nad on natukene kas kattuvuses või nihkes või läbi segi, aga vaatame korraga ainete põhiselt, et siis saan äkki mainida, et millised õppeained on siis esimesel aastal näiteks ja millised alles teisel aastal ja nii edasi. Et ettevõtluse ja disainmõtlemise selline baasmoodul, mis on siis mina arvan üheks selle õppekavaga peamiseks väärtuseks, lisaks muidugi ka põnevatele teistele ainetele, on siis ettevõtluskeskkond, mis annaks teile sellise laiapõhjalise ettevõtlusvaldkonna teadmised ja see on esimesel aastal. Siis esimesel aastal on veel loovus ja ettevõtlus ehk et kuidas loovalt ettevõtlikkusele läheneda. Siis strateegilisest juhtimisest räägime esimesel aastal ja siis disaini antropoloogia on ka esimesel aastal.
et sellest moodulist siis teisel aastal on peaasjalikult disainijuhtimise, brändijuhtimise, teenuste disaini ja turunduskommunikatsiooni ained ja kolmandal aastal on siis finantsjuhtimine ja äriplaan sellest moodulist. Õppekava üheks selliseks nii-öelda spetsialiseerumise kohaks või enesearendamise kohaks on ka nõustamise arendusmetoodikate moodul, kuhu me oleme siis erinevaid põnevaid aineid tegelikult sisse pannud, et kui te vaatate siin andragoogika ja isikunõustamise tehnikad ja kunstiteraapia, et need ained on peaasjalikult ikkagi enesejuhtimise toetamiseks ja ise oma ettevõtluses hakkama saamiseks. Et meil ei ole võimalik selle õpingute käigus kedagi päris põhjalikult nendes valdkondades spetsialistiks harida, aga need on pigem, võtame nendest ainetest just teile sellised toetavad, mis peaksid väikeettevõtjad või mikroettevõtjad siis nagu edasi aitama. Ja siin on siis peaasjalikult need ained toimuvad ka esimesel aastal. Et oleme siis selliselt ta jaganud. Siis järgmiseks on meil õppekavas planeeritud sellised nii-öelda, et kas üks või teine variant, et on võimalus valida siis endale valikmooduleid, mille me oleme siis siin kokku pannud ja mis on peaasjalikult siis psühholoogiaalased. Ja samamoodi on siis siin enda ja meeskonnaliikmete sellise vaimse tervise ja motivatsiooniga seotud märkamiste siis lahendamine ja oskus neid võib-olla kõigepealt märgata ja toeks olla või suunata inimesi siis edasi või ise sellest tuge saada. Või siis, kui näiteks ei paku huvi või õigemini, et kui vähegi on võimalik, siis meie väga toetame seda, et meie õppijad läheksid hoopiski nii-öelda mobiilsusakna kaudu välismaale ja õpiksid välismaal. Ja siin, mida siis võiks välismaal õppida, et me ei ole selliseid piiranguid ette seadnud, küll aga oleme nagu mõelnud seda, et see võiks pigem toetada need välismaa õpingud teie enda juba olemasolevat professiooni. Et võib-olla nii väga ei peagi need tuginema sellele teadmistele ja oskustele, mida selle magistrikraadi jooksul kavatsete nagu õppida, aga pigem just see, et mis teil juba seal tagataustaks olemas on, et selle baasil siis leida endale partnerülikool ja minna üheks semestriks näiteks välismaale õppima. Et minu meelest on see üks ka väga põnev võimalus, et kuidas oma teadmisi ja kellel näiteks on mõttes minna rahvusvahelisele turule, siis kindlasti selline õppima minek aitaks luua selliseid sidemeid, et soovitan kõigil kaaluda seda vähemasti mingil määral. Siis on vabaaineid 5 EAP ulatuses ja need võivad siis olla ükskõik millised ained, mis teile endale huvi pakuvad, et neid võib võtta rohkem, aga nii-öelda kohustuslik on vähemalt võtta neid 5 EAP mahus. Praktikamoodul on samamoodi selline võib-olla natukene uudsem lähenemine, et ennekõike siis tulevane persoonibrändipõhine ettevõtja arendab praktika käigus iseenda ettevõtet. Et tuleks leida ja võimalusel me ka aitame selline juba olemasolev ettevõte, näiteks enda kas siis valdkonnast mõni tugev tegija või siis mis seal veel võib olla, või lihtsalt väga äge juba persoonibrändi loonud ettevõtja võiks olla siis selliseks mentorjuhendajaks, kes siis aitab teil selle praktikamooduli käigus oma ettevõttele samasuguse tugeva baasi luua, nagu sellel mentorettevõttel siis juba olemas on. Ja praktika sooritamine on ka kohustuslik, et seda ei saa kuidagi nii-öelda, et olen juba praktiseerinud küll, et äkki enam ei peaks vormis, et see tuleb nagu ära teha. Ja
ega siis magistrikaval kuidagi ilma magistrikraadi taotlemiseta ka ei saa. Et selleks oleme pannud siis õppekavasse 2 ainet. Üks on siis teadustöö metodoloogia, mis on viimasel semestril, kus siis õpitakse uurimismeetodeid, kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid ja nii-öelda sellise baasteadmise, et kuidas uurida magistritöö jaoks vajalikke andmeid või nähtusi. Ja magistrieksam on siis sellel õppekaval ka pigem uudne lähenemine kui et traditsiooniline. Et nagu te siit slaidilt ka näete, et magistrieksam on tegelikult jaotatud ära juba 3 aasta peale. Ehk et iga aasta lõpuks tehakse siis magistrieksami väikene lõik ära ja siis kujuneb sellest 3 aasta jooksul siis lõpptulemus. Et mida siis see magistrieksam endast nii-öelda kujutab? Te kogu selle õpingute käigul te teete väga palju praktilisi ülesandeid enda ettevõtte parendamiseks ja arendamiseks. Ja kevadsemestril me siis koondame esimesel aastal kõik need juba tehtud tööd ühte portfooliosse. Tõenäoliselt peaks olema selline digitaalsel kujul olev portfoolio, kuhu te siis kogute andmed ja nii-öelda analüüsite siis läbi teooria seda, et kuidas te sinnani jõudnud olete. Ja niimoodi siis 2 esimesel aastal peaasjalikult, et koondate neid teadmisi ja siis kaitsete neid portfoolioid. 3. aastal tuleb siis pisut mahukam uurimistöö, nii-öelda, mis toetab teie õpinguid. Lisaks tuleb portfoolio, mis tuleb ära kaitsta ja toimub ka siis nii-öelda teadmiste kontrolli mõttes eksam. Et selline mitmeastmeline, mis ühelt poolt tundub, et sõna eksam tundub nagu hirmsõna, aga tõenäoliselt, kui te olete kõik ained korralikult läbinud, siis see sellist väga suurt komistuskiviks ei tohiks saada, sest te teete selle eksami ka iseenda ettevõtte pealt, ehk et teie ise teate väga põhjalikult, mida teil on oma ettevõtte arendamiseks vaja ja see tervik peakski olema see, et teil on nii-öelda enda kas siis plaan või kuidas te lähete sinna turule või olete juba õpingute käigus läinud sinna, katsetanud ja parendanud, et me päris niimoodi näpuga näidata ei saa, et kõik peavad nii tegema ja nii minema, aga see lõpu magistrieksami vorm on ja selline võib-olla natukene rohkem hajutatud ajas, mis ta teeb kindlasti lihtsamini hoomatamaks ja mina leian ka, et on selle õppekavaga rohkem kooskõlas, kui oleks lihtsalt ühe suure magistritöö kirjutamine, mida meil siis näiteks teenuse disainis rakendatakse. Ja eksamil siis on mingisugune teoreetilise osa suuline vastamine, aga ma arvan, et seda ei pea ka üleliia nagu kartma, et kui olete õpingutes kaasa löönud. Nii et pärast on aega ka nende küsimuste osaks, et kui siin mõned küsimused on. Aga räägiks siis sellest sisseastumisest ka, et sisseastumine juba tegelikult käib ja lõpeb see siis ära 28. juunil ja avaldusi võtame vastu siis SAIS programmi kaudu ja esimesed otsused tulevad 11. juuliks, et kes siis on sisse saanud. Õppeaasta alguse olen siin ka välja toonud, et 4. september, kuid teie nii-öelda selle persoonibrändipõhise ettevõtluse õpingud algavad alles kuu lõpus, kus on siis esimene sess ja olen selle ka siia juba kirja pannud, sest need ajad on meil nagu teada. Et hakkab siis need, võib-olla ma ennem nende sesside peal nii väga põhjalikult ei peatunud,
aga mainin korra ära ka, et teil tuleb see 6 korra käia ja see sess on siis tavaliselt kolmapäevast või pühapäevani, see võib olla neljapäevast laupäevani, see võib olla neljapäevast pühapäevani ja reedest pühapäevani. Ehk et kui te teate, millal on sessi aeg, siis te enam-vähem peate selle ajaga arvestama. Aga jah, esimene sess on nüüd sattunud kõige pikem, ma vaatasin järgi, et kolmapäevast pühapäevani, aga see ei tähenda nüüd päris nii, et kõik need päevad on, ma ei tea, 10 tundi loenguid järjest, et lihtsalt see ajaaken on. Ja ma tean ka seda, et vähemalt esimesel semestril on ka 2 nii-öelda õhtut veebiloenguteks meil planeeritud lihtsalt õppejõu sellise sooviga seda ainet natukene veel rohkem liigendada, et ta arvas, et on liiga pikad vahed ja siis teeb sellised õhtused veebiloengud, mis tähendab, et Pärnusse tulema ei pea, aga need on siis meil ka nii-öelda kirja pandud. Vastuvõtutingimused, kandideerimise avaldus tuleb siis saisi sisestada, peab selleks, et üldse astuda magistriõpingutesse, peab olema bakalaureuse kraad või sellele vastav haridus. Me ei ole eeldusaineid kehtestanud, nii et mis iganes taust teil on, sobib sellele erialale. Eesti keele oskus B2 tasemel ja avaldusele tuleb siis lisaks kirjutada essee. Ja essee tuleb siis peaasjalikult, kohe näitan järgmisel lehel, ja see on ka kogu see info on tegelikult kodulehel olemas. Et kandideerija selle essee põhiline eesmärk on tegelikult meie jaoks see, et aru saada sellest motivatsioonist, et te olete piisavalt motiveeritud õppima seda, aru saada sellest, et mis on teie taust täna, et mille peale te nii-öelda seda persoonibrändi põhist ettevõtlust ehitama hakkate. Kui on olemas juba oma ettevõte, mida tahate arendada, siis kindlasti tuleks see siia ära kirjutada. Ja me peaksime sellest esseest aru saama sellest huvist ja võimalustest oma seda persoonibrändi põhist ettevõtlust siis arendada. Ja pikkuseks on siis orienteeruvalt 2-3 lehekülge. Et see 3 lehekülge on pigem nii maksimumi lähedal, et väga sealt üle ei tahaks, et need esseed läheksid, et mis tähendab seda, et väga palju heietamise ruumi ei ole, et olge oma esseedes konkreetsed ja selgesõnalised, et me saaksime valikut hästi teha. Hindamiskriteeriumid, et essee eest on siis võimalik saada maksimaalselt 100 punkti ja põhimõtteliselt on need siis ära jaotatud erinevate osade peale ja essee on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti, et see on ka oluline, et nii-öelda see lävend oleks saavutatud, et igas osas siis tuleb saada teatud arv punkte kokku. Et mis on see õppima asumise eesmärk, nagu te siin näete, milline on siis see teie taust annab punkte, tegevusala põhised väljakutsed ja võimalused ettevõtluses annab suure hulga, kuid mitte väga vähetähtis on essee ülesehitus, keelekasutus ja kasutatud materjalide sobivus, ehk et see viitab ka sellele, et te võiksite tugineda mõnele teadusartiklile, kui te oma seda persoonibrändi põhist ettevõtluse sisseastumist esseed kokku panete. Ja kuidas siis nii-öelda pingerida tekib, et lisaks sellele, et see 100 punkti annab siis tegelikult 70% teie sisseastumise määrast ja 30% on siis tegelikult eelneva õppeastme keskmine hinne, et teie puhul siis peaasjalikult kas siis bakalaureuse või siis rakenduskõrghariduse keskmine hinne. Ja selleks, et üldse pääseda nii-öelda pingeritta, on siis vaja saada 66 punkti. Ja võtame siis vastu paremusjärjestuse alusel, et kõige rohkem punkte saanud on esimesel kohal ja siis sealt edasi. Mida siis peale hakata selle persoonibrändi põhise ettevõtluse, kui te olete selle edukalt lõpetanud,
et põhiline ongi see, et meie lootus on, et me oleme kasvatanud selle 3 aastaga sellise tugeva ettevõtlus ja nii-öelda tugevad konkurentsivõimelised ja ettevõtluse põhjalikult aru saavad ettevõtted, kes ja siis nii-öelda ka need ettevõtjad seal sees, kes teavad, kuhu suunda minna, kuidas oma brändi sealt edasi arendada, mis on üldse persoonibrändi alusteks ja nii-öelda, et teie saaksite omas valdkonnas oma klientidele pakkuda võimalikult palju väärtust. Nii, mulle tundub, et minu slaidid said otsa, seega ma hea meelega võtaksin nüüd küsimusi. Ma vaatan, et siin chatis on ka mingisugune tegevus, et kas vaatan, et siin on üks küsimus vabaainete kohta, et kas need võivad olla ka baka-ainete hulgast. Urve, ütle, kui see ei ole nii, aga minu teada siin vist ei ole otseselt piirangut. Ma juba kirjutasin siia, et tegelikult vabaaineid võib absoluutselt valida täiesti vabalt, et seal ei ole mingeid piiranguid. Väga hea. Nii, veel küsimusi? Et kas meil on ka esseeks valmistumiseks soovitatud artiklid välja pakkuda? Ei, tegelikult ma ei ole selle peale mõelnud. Neid võiks valida, sest ma arvan, et selle artiklite hulk võiks võib-olla, üldse võiks ju vaadata, kuidas esseed kirjutada ühe artiklina ja siis, et oma võib-olla valdkonnast mõni eelmisest astmest, mis toetaks seda, et saaksite aru, mis asi see persoonibränd, et kuna see on nii värske selline, siis jah, ma ei ole ühtegi artiklit nagu niimoodi välja otsinud. Disaini antropoloogia on meil. Võib-olla sa mõtlesid seda. See on selline aine, kus siis räägitakse sellest. Okei. Kristi, aga võib-olla sa mõtlesid äkki seda disaini antropoloogiat, et selline aine on meil täitsa olemas. Et seal siis õpitakse seda, et kuidas inimesed nii-öelda oma kohalt tulevad ja selle, et kuidas nii-öelda teenuste baasile tekib sellised teadmised, et kuidas antropoloogiat disainis ära kasutada, et antropoloogia ise uurib siis inimeste vahelisi suhteid, et võib-olla ma kiiruga natukene loetlesin neid aineid siin ebakorrektselt, aga jah, disaini antropoloogia on küll selline aine olemas ja loovus ja ettevõtlikkus on siis eraldi aine. Veel küsimusi? Kas saaksin veel näidata neid aineid, nõudeid ja mõtlete seda slaidi? Ilmselt. Et see on tegelikult olemas ka kodulehel ilusti, kus on nii-öelda see sisseastumise esseest kirjas, et seal on ilusti, saate rahulikult vaadata, et mida siis hinnatakse, et see on ka tegelikult natuke väike spikker selle kohta, et kuidas siis võiks oma essee võib-olla üles ehitada, et millele keskenduda. Et ja meie nagu kõige olulisem on see, et see baas nii-öelda, mille peale seda persoonibrändi põhist ettevõtlust ehitama hakatakse, et see oleks olemas. Ja, kas keegi tahtis häälega küsida? Mina hea meelega küsiksin, tegelikult tohib häälega küsida, ma vabandan, ma olen haiglavoodis. Aga tahtsin küsida just selle, siin on see kandideerija senine taust ning persoonibrändi põhise ettevõtluse hetke olukord, et te rääkisite sellest, et tegelikult ei pea, nii-öelda ei pea ka seda olemasolevat taust olema, vaid võivad ka ideed olla. Et selles mõttes, et seda nagu võib hinnata ka ideede tasandil. Ja absoluutselt, et selles mõttes, et kui täna veel ei ole ettevõtluse
suunas sellist konkreetset sammu tehtud, ehk et nii-öelda OÜ-d ei ole olemas, aga on olemas mõte ja idee, et kuhu tahaks minna ja on see baas olemas, mille peale seda ideed nagu kasvatama hakata, et siis see on täitsa okei. Okei, ja et mul tegelikult on baas ka olemas, aga kuna mul on vähk endal, millest ma eeldusel ikkagi paranen, on ju. Ja sellega seoses, et kuna ma olen siia praegu olnud tippjuhi ametis, siis ma tahan nagu oma elustiili muuta nendele asjadele, mida ma olen kõrvalt siis nagu nii-öelda hobina teinud ja seda asja nagu põhiasjana üles ehitama hakata seoses sellega, et ma ei taha lõpetada enam teist korda nii nagu praegu. Et siis mul on väga palju ideid, kuidas siis nagu nii-öelda oma isiklike tegemistega nagu edasi minna, et siis see sobiks nagu selliselt ka. Ja, absoluutselt. Põhiline ongi see, et on olemas mingisugune selline baas professionaalsus, eks ole, et see võib olla ka hobi, millega täna tegeletakse, miks mitte, ma ei tea, kunstivaldkonnast midagi. Mul on täitsa konkreetsed asjad tegelikult olemas, mida ma olen teinud, et siis ma saan nagu nii-öelda selle siis oma hobi asjadest äri ehitamise mudeli sinna nagu kirja panna. Siia peale ja ehitamiseks ja okay. See on ka väga hea, mida siis nii-öelda 3 aasta jooksul arendada. Jah, okei, suurepärane. Ja, aitäh, Imka. Kas on veel küsimusi? Küsige julgelt. Meil veel natuke aega on. Kristi vist püüdis midagi küsida, aga see oli selline katkendlik, et ma ei saanud aru, palun vabandust. Võib kirjalikult ka veel küsida, kui kellelgi on küsida. Ma siis küsin, Urve, kas ma jätsin äkki midagi olulist teie vaatest rääkimata, et minuga siin koos täna lisaks on Urve Tamman, kes on siis meie õppekorraldusspetsialist. Ei, põhiasjad rääkisid kõik ära ja ma väga soovitan ikkagi kodulehele tutvuma minna selle õppekavaga, sest seal on väga palju head informatsiooni. Ma selle lingi siia eelnevalt ka lisasin. Panin siia ka sessiooniõppe loengusessioonide ajad ja ka enda siis kontaktid või kui te ei taha otse mulle kirjutada, siis võite selle sisseastumise meili peale kirjutada, aga mulle võib ka helistada. Panin telefoninumbrid siia. Aga praegu on tõesti hea võimalus erinevaid küsimusi küsida. Kuidas see tasumise pool on, et kas see tuleb nagu maksta või mis need maksetähtajad on või kuidas selle poolega on? Põhimõtteliselt on niimoodi, et on semestritasu ja on võimalik ainepunktide eest tasuda, aga semestritasu tuleb soodsam ja semestritasu tuleb tasuda siis sügissemestril 20. oktoobriks ja kevadsemestril 20. märtsiks. Ja kokku tuleb 6 semestrit, jah? Kokku tuleb 6 semestrit, jah. Et aastas on siis 2 semestrit. Kui nüüd on selline variant, et tõesti ei ole seda 1200 korraga välja käia, siis kindlasti esimene osa tuleb ära maksta ikkagi selleks arve maksetähtajaks ja siis edasine tuleks meie raamatupidajaga siis kokku leppida maksegraafik. Kindlasti semestri lõpuks tuleb ära maksta, sest vastasel juhul lihtsalt kui arve jääb tasumata, siis on võimalik ülikooli algatusel eksmatrikuleerida. Ei taha küll selliseid asju praegu rääkida. Ei, loomulikult, et lihtsalt, et kuna tasuline õppe, siis need maksetähtajad on inimestele olulised, kuna see ei ole ka väga väike raha igaühe jaoks, et lihtsalt meil on praegu selline olukord olnud, et osad isegi ei taha selleks maksetähtajaks midagi maksta. No te allkirjastate lepingus on see kõik kirjas ja see tähendab seda, et ikkagi maksetähtajaks tuleb kindlasti mingi osa ära maksta. See juba näitab, et te olete nagu valmis tasuma ja soovite siin õppida. Ja siis kenasti niimoodi osade kaupa on võib-olla lihtsam tõesti tasuda. Kuigi ütleme Tartu Ülikoolis seda ette nähtud ei ole,
aga me oleme ikkagi siin vastu tulnud. Ja teil on, ma saan aru, ühiselamu võimalus või midagi sellist ka? Meil ühiselamu võimalust otse ei ole, aga ma panen siia kohe, ma vaatan, kus ma panen teile siia ka ühe lingi. Et meil on lepingupartnerid, kes pakuvad siin lühiajalist majutust sessiooniõppele ja täiesti siin kolledži kõrval asub 3 majutusasutust. Üks on Karoliina hotell, siis on Jahisadamas on võimalus ööbida ja on Rannavilla. Aga kindlasti sessiooniõppe saab hakkama ka ise booking.com-i kaudu otsides, et siin madalhooajal kindlasti leiab täiesti hea pakkumisega selliseid ööbimisi ja siis on muidugi see võimalus, et kui te juba oma kursusekaaslastega siin kokku saate, siis on võimalik ka ühiselt mingi apartement võtta või võib-olla mõni kaastudent pakub teile siin isegi ööbimise võimalust, et erinevad variandid. Mina ei ole nii ammu koolis käinud, et sellised küsimused. Väga head küsimused. Minul on, vaatan siin chatis on Monika küsinud, et kas on mingi eeldus, et milliseid ja kui palju allikaid peaks essee kirjutamisel kasutama. Et pigem on see, et võiks aru saada, et milline on siis selline populaarteaduslik allikas ja missugune on siis teadusallikas. Ja võiks vaadata sinna teadusallikate suunas, et kuna me ei ole siia kriteeriumitesse kirjutanud, et peab olema ilmtingimata 5 või 7 või 25, et siis seda mahtu me päris nagu ette öelda ei saa, aga ma ise leiangi, et 3-5 allikat oleks täitsa okei, et mille pealt siis saaks kirjutada, et kuidas see essee üldse peaks olema kirjutatud, näiteks võiks olla 1 allikas juba, et millest te nagu rakendate. Nii, ja siin ma nägin veel, kas teadustöö 6 EAP-d ja magistrieksam 20 EAP-d on erinevad asjad. Jah, need on erinevad asjad, et teadustöö toetab siis seda peaasjalikult seda viimast 10 magistrieksami punkti, kus siis tuleb nii-öelda natuke seda teaduslikku tausta oma sellesse üdini praktilisse portfooliosse lisada. Et sellepärast me oleme ka selle teadustöö nii-öelda eraldi tulnud ja see on minu teada ka teistes õppekavades on eraldi ainena olemas, et õpetatakse seda, et kuidas siis ikkagi sellist teadustööd teha. Omlettlõhega, puder nii muusi kui marjad. Omlettlõhega? Kas on veel küsimusi? Ma olen kõva küsija. Millist konkurssi te eeldate uus eriala? Millist konkurssi me eeldame? Rohkem. Et oleks palju, kuna õppekohti on maksimaalselt 20, siis oleks ikkagi tore, kui meil oleks valikuvõimalust. Kahjuks me ikkagi ei oska seda ette kunagi prognoosida, et eks see siis paistab siin, kui sai siis need avaldused laekuma hakkavad. Siin meil on ettevõtlusosakonnas olnud, eelmine aasta oli siin ikka päris palju populaarseid õppekavasid, ka meie bakalaureuse tasemel uus õppekava. Kas sa, Urve, mäletad, kui palju seal neid kandidaate oli? Ligi 5, 4, kohale. Nii et ikka on. Ja teenuste disaini on ka alati 5 inimest kohale, nii et jah. Jah, neid me väga võrrelda ei saa, sest need on nagu üks on... Jah, tasulistele ei ole see konkurss nii suur. Aga just, et see disainmõtlemise ja digiturunduse kava oli selles mõttes nagu väga suure konkursiga, hoolimata sellest, et ta oli tasuline. Jah. Või on, siiamaani on tasuline. Just. Küsin veel seda, et kas õpingute raames võib võtta ka lisaaineid, nagu rohkem ainepunkte ja tasuda nende eest
mis ei ole ette nähtud, et võib-olla ka mingist teisest erialast juurde. Ikka võib ja tegelikult ei ole vaja juurde maksta, kui te maksate semestritasu, sest siis ta on juba see semestritasu sees. Te võite teha nagu vabaainetena neid muid aineid, mida te soovite teha. Suurepärane. Ja kui tekib küsimusi nüüd tõesti, et avalduse esitamise käigus, et siis võtke julgesti ühendust, et aitame ja nõustame ja mida vaja on. CV-d ei olnud siin vaja vist esitada? Ei, CV-d ei ole vaja. Ja, see ei ole oluline, et lihtsalt oleks lahti kirjutatud, et mida ennem on tehtud selles essees. Jah, Monika, nüüd tuleb hakata esseed kirjutama. Jah, see küsimus, et kas CV siis vajab võimida esseesse, et jah, kuna just nagu see tuleb ära tõendada see oma spetsialiseerumine, et sul on mingisugune teadmine ja oskus, mille peale seda või siis hobi, nagu Iivika siin välja tõi, et mille peale siis hakata seda persoonibrändi põhist ettevõtet ehitama. Praegu rohkem küsimusi ei näe. Mina väga tänan teid, et tulite kohale ja ootan teid kõiki siis konkureerima või konkursile ja esseesid kirjutama. Sisukaid esseesid ootan siis. Aitäh selle toreda infotunni eest. Edu teile! Edu! Loodetavasti sügisel kohtume.